Tibu. Nad ei ole veel oma tänast maiuspala saanud. Hindreku talu pererahvas võttis tänavu aprillis 6 paaripäevast tibu, lootuses, et kasvatavad kena kanakarja, kuid selgus, et karjas on vaid 2 kana ja tervelt 4 kukke. Need 2 pisikesse kirju Villu, sest ta tundus tol hetkel kõige kukesem üldse. Ja siis see must Elisabeth, nemad on meil siis munejad kannad nüüdseks juba. Ja siis uhke 4 kukkesid. Et meil siin vahepeal oli ikka päris suur mure sellega, et kaklesid oma vahel. Need 2 kirjut kukke kaklesid nii kõvasti, et ma arvasin, et üks on surnud. Ja siis me mõtlesime, et me peame kiiresti kuked kuskile teistesse kodudesse andma. Aga õnneks praegu nad on rahulikud, ise oled kasvatanud, siis nad on ikka nii nunnud. Ja suppipotti nad ei lähe kohe päris kindlasti. Et Villu on meil siis see kõige tegija. Tema on selline hästi sotsiaalne, et kui ma tahan näiteks kanaga pilti teha, siis ma saan tema alati võtta siis omale niimoodi õlale. Ja et kindlasti tulevad meil kanad juurde, aga nüüd seekord ma ei kasvata tibust, sellepärast et 4 kukke on piisav. Et ma tahan kindlasti neid emaseid kanasid. Aga kõigepealt võtsid nad 5 aastat tagasi musta kassi Süsi ja Malta Bichon tõugukoera Säde. Sädel olid siis 2 aastat tagasi pojad, 3 kutsikat. See on minu elu üks ägedamaid aegu. Ütleme nii, et mul on endal 3 last ja mul ei olnud oma 3 lapsega mitte ühtegi magamata ööd. Ja siis ma sain 3 kutsikat ja ma olin 2 nädalat lihtsalt kogu aeg üleval, sest et Sädel oli see erakordne keisrilõige. Ja siis ühesõnaga pidi neid kaaluma ja möllama ja nii. Ja siis selle kõige totuma malipukese jätsime endale. Ja vahel juhtub, et muna õpetab kana. Kui me kunagi selle Säde võtsime, siis mina panin Google'isse, otsingusse koer, kes ei haugu. Ehk siis tõuk, see Malta Bichon on hästi vaikne koer. Ja me tegelikult ei kuulnudki kunagi, et Säde oleks väga haukunud. Ja siis, kui ta sai kutsikad, siis meil üks kutsikas, siis seesama Malibu, hakkas haukuma. Ja õpetas ühel hetkel ka siis nagu Sädet haukuma. Kass on muidugi kõige isepäisem tegelane. Tema ei ole selline kass, kes tahaks nüüd õudselt nagu, teda peab natuke nagu vägisi armastama. Natuke vägisi, et kõige paremini sai temaga läbi, kellel ta alati süles oli meie kõige vanem poeg, aga ta on praegu Austraalias. Tema on selline kass, kes sööb 3 korda hommikust, 4 korda lõunat ja õhtust siis vaatame kas 6-8 korda. Ja ma ei tee nalja, need pakikesed, ta nagu neid armastab. Aga kuna ta käib õues, ta vahel on õues öösel ka, siis me anname kassile täpselt nii palju süüa, kui vaja on, sellepärast, et ta jumala eest ei külmetaks, et oleks ikkagi pekikiht. Hea toitumus on ka väga hästi näha. Ta kaalub sama palju kui 2 Malta Bichon koera kokku, räägib Tuuli. Laste mängumajast sai kanala. Õrrel istudes meeldib neile väga end peeglist imetleda. Ja siit tuleb retsept valgete tõukoerte pruunide silmaaluste raviks. Kui kanad tulid, siis Säde hakkas seda kanasilta vahepeal sööma. Vaata koerad ikka nagu ja saad aru, automaatselt silmaümbrused olid puhtad ja polegi. Jaa, puhtad. Kadus ära see, ta saab sealt kanasita seest mingisugust sellist, mingit mineraali või midagi, mis on tal puudu või ma ei oska öelda, sest Malibuut ma ei ole näinud kordagi söömas ja temal natuke ikka seda pruunikest on. Aga Säde on nagu, ma ju tegin kõike 4-5 aastat ju tegelesin sellega kogu aeg. Said küll hoida nagu puhtana kogu aeg, iga päev puhastad, mitu korda möllad, seal on mingid omad valgendavad, mingid savised, mingid keelid ja asjad. Säde on täitsa valge selle silmaga. Lihtsalt vahel on nina alt natuke kanasitane. Malta Bichonid on allergiavabad koerad. Mõned inimesed on käinud allergeense lapsega enne koeravõttu Säde ja Malibuga isegi seda proovimas ja kõikidega ülimalt sõbralikud. Minul on üks hirm, et keegi ükskord paneb taskusse ja läheb minema selle koeraga.